Hei tervitus, rõõm sind taas näha, olen taas ühe uue objekti juures. Tutvustan sulle ühte uut pakkumist. Asukoha kohta veel nii palju, et kesklinn jääb otse sinna maja taha. Siitpoolt tänavat minnes jõuab siis Paalalinna ja Maxi Marketi Coopi kaupluse juurde. Siit teed allapoole minna on kohe oled Ugala juures, Valuaja org ja kesklinn samuti kohe siit 10 minutit kõndimist. Asukoht väga okei. Ja minu selja taga on üks maja, millest siis müügis on esimene korrus ja tegemist on korteriomandiga, konkreetselt reaalosa, kindlate piiridega. Reaalselt ongi nagu korter ja 2 korteriga maja siis sisuliselt. Ja vaatame, kolame siin kinnistul natuke ringi, siin on mitmeid kõrvalhooneid, maja juurde kuulub suur aed. Selja taga on nüüd siin ka ilusti näha kõik. Ja maja juurde kuuluva kinnistu suurus on ligi 1700 ruutmeetrit. Siin leiab kindlasti ruumi aias istumiseks, toimetamisteks ja grillimiseks ja chillimiseks. Et see on kindlasti üks selline suur pluss, mis sellise pakkumise juures on, et tihti ju korteritel ei ole oma sellist oma aeda, oma maad. Aga hakkan peale, lähme teeme väikse tuuri. Selle kinnistu juurde kuuluv aed ongi siis siinpool maja otsas. Ja siit on veel selle korteri terrassi, tähendab veranda pealt võimalik veel välja tulla oma aeda. Siit on päris ilus, praegu päike paistab peale, saaks ka ühe ilusa foto veel purki. Nii, kogu see ala siis siin on selle kokku lepitud siis omavahel, et see on siis selle korteri kasutuses, et reaalselt kirjas teda kusagil dokumentides ei ole, kasutuskorda erikasutusõigust määratud ei ole. Seda on võimalik teha, kui mõlemad korteriomanikud seda soovivad. Aga jalutame siit natuke tahapoole veel. Ja siin on veel üks puukuur. Päris ruumikas selle korteri juurde kuulub. Siin on siis tagumine aiaosa, mis kuulub ülemisele korteri juurde. Piilume korra siia poole ka, ja siis see tagune ala samuti siis on selle korteri kasutuses ja see garaaž siin. Siinpool garaaži otsas on üks panipaik veel, vaatame, kas sisse saame. Sees. Väga ilus, mõnus, korralik ruum. Puid panna asju, maja juures alati siukseid ruume vaja. Nii, kõnnime nüüd siit korra siitpoolt maja tagasi ja vaatame teist poole ka. Siin on siis selline tagahoovike, siit pääseb keldrisse, eraldi sissepääs. Ja maja vastas on siis kuurid, siin on ka üks kuur veel, mis selle korteri kasutuses on. Ja kui nüüd siit veel kõndida siia garaaži poole, siis näitan sul seda garaaži ka siit korra. Et see on ka siis sinu kasutuses, kui selle korteri ostad. Siin on veel väike tupiktänav, läheb siia tahapoole ja
ja majavaade siis siitpoolt. Roheline uks on siis ülemise naabri oma. Nii, välisest tuurist aitab küll ja vaatame ruumid ka üle. Astume sisse. Ees on väike esik. Siin on elektrikapp. Peakaitse tundub olevat 16 amperit, 3 faasi, tööstusvool. Ja siin on siis mõned aastad tagasi äsja siis tehtud remonditud vannituba, duširuum, pesuruum, 80-liitrine boiler. Ja siia mahub ilusti ära pesumasin ja valamu ja kõik vajalik ühte ruumi. Vasakult kätt siis köök. Köögis on puuküttega pliit soojamüüriga. Üks aken sisehoovi poole. Siin on valamu. Ja toad on siis ringiratast, astume siis esimesse tuppa. Üldpinda on siin circa peaaegu ligi 80 ruutu vist, ma vaatan paberitest veel järgi. 75-80 umbes. Ja siit aknavaade tänava poole, kus ma just väljas olin. Siuke natuke väiksem tuba. Siin on siis ahjusuu. Ahi on siis kahe toa peale ja siin on siis tagapool suurem tuba. Õhksoojuspump on paigaldatud. Nii, ja enne kui siia kolmandasse tuppa liigume, siis käime verandal ära. Siin on selline suvetuba, kus kütet ei ole, aga väga mõnus valge ruum ja päris suur. 1-2,5 meetrit, 1-2-3. Mis ta teeb siis? Kusagil 7-8 ruutu tuba. Saaks täiesti sellise mõnusa lisatoa veel siia, et siis oleks korteril olemas 4 tuba ja köök. Mõnus valged suured aknad, valge ruum, vaade siia oma sisehoovi. Ja tänase päeva retrotapeedi peahoovind läheb sellele tapeedile siin seinas. Kes siis mida ära tunneb? Mina tunnen siit Potsataja, saabastega kass, Karlsson. Vaat seda lõvi ma küll ei mäleta täpselt, kust muinasjutust. Buratino, Cipollino. Kas see jänes võiks olla sealt Nuubagadiist? Et tänase päeva peahoovind siis sellele tapeedile. No siit on näha ka, kunagi kuskilt katuse vahelt on läbi jooksnud, et praegu katsunud sein on ilusti kuiv, et alles siin 100 vihma, et praegu siit küll mingit läbijooksu ei ole. Ja siit ju läheb veel edasi. Veel üks veranda. Et verandal on ka veel veranda ja siit veel siuke mõnus aste kohe oma hoovi. Siin on veel salapeidukas. Kui peaks vaja minema, siis
ma rohkem seda ei filmi, et see peab salajaseks jääma. Et keegi ei teaks, muidu ta ei ole enam salapeidukas. Okei, ja kolmas tuba siis on siis siin hoovi poole akendega. Ja siin on siis pliidi soojamüür, kütab seda. Sealt tulime ja olemegi ringiga siis tagasi köögis. Vesi on siin oma kaevust ja kanalisatsioon on tsentraalne. Elektri juba ütlesin, 3 faasi 16 amprit. Maja all on ka väike kelder, mis on ühiskasutuses ülemise korteri omanikuga. Alumise korteri juurde kuulub siis suur plekist garaaž koos selle garaaži otsas oleva kuuriga ja lisaks veel 2 kuuri. Suur aed, suur pluss kindlasti sellisele pakkumisele. Oma korter, suur aed, asukoht super, kesklinn lähedal, kauplused, koolid, lasteaiad. Ühesõnaga pikk jutt, tule kohale, vaatame üle, jälgi mind Facebookis, YouTube'is, Instagramis, like mu videosid, jaga, tänan, kirjuta mulle, kui sa ei leidnud sobivat objekti, mario@mariokarro.ee, kirjuta mulle, kui sa soovid midagi müüa, korterit, maja, maad. Majade ostujärjekord on, nimekiri on pikk, anna ka julgelt teada. Kohtume objektil, tšau!